Tere head kuulajad! Minu nimi on Kaire Soomets. Töötan igapäevaselt Haridus- ja Teadusministeeriumis noortevaldkonna teenuste kvaliteedi juhtiveksperdina. Mul on hea meel rääkida teile täna võimalusest, millega me saamegi nügida noortevaldkonna teenuseid ja neid teenuseid, mida viiakse ellu ja mida pakutakse kohalikul tasandil, sest meie vallad ja linnad on ju need, kus meie noored elavad. Oleme Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondide toel saanud võimaluse või lisatuge juurde sellele, et viia ellu üht noortevaldkonna strateegiaperioodi olulisemat eesmärki. Oleme laiapõhjaliselt kokku leppinud ja arengukavasse kirja pannud, et aastaks 2035 peaks igale noorele Eestis olema kättesaadav kvaliteetne noorsootöö, kvaliteetne huviharidus, kvaliteetne huvitegevus. Ning selle meetme raames me püüamegi leppida kõigepealt kokku, millised on need teenuse kvaliteedi kriteeriumid ning kuidas me siis ühiste pingutuste tulemusena tagame seda, et meie noortele kvaliteetsed teenused oleksid kättesaadavad üle Eesti. Seda sekkumist kujundades me pöördusime omavalitsuste poole, et selgitada nende vajadusi ja nende ootusi kvaliteedi arendusele. Me saime teada, et ühelt poolt ootavad omavalitsused selliselt keskselt kokkulepituid ühiseid nõudeid, mille järgi ära tunda, et see ongi kvaliteetne teenus. Kuid samas oodatakse ka seda, et jääks võimalus, et iga omavalitsus saab selle teenuse sisse kirjutada ka oma eripära, mis arvestab tema kohalikke vajadusi ja kohalikke olusid. Me kuulsime sihtrühmaga ehk siis omavalitsuste inimestega suheldes seda, et töötajaskonnal ei ole võib-olla piisavalt oskusi, et teenuste kvaliteeti arendada. Et nad vajavad rohkem teadmisi sellest, kuidas eesmärgistada teenuseid ja kuidas hinnata teenuste tulemuslikkust. Ma loodan, et oleme koostöös omavalitsustega välja töötanud lahenduse, mis teekonnal kvaliteetsete noortevaldkonna teenuste poole ei jäta omavalitsus üksinda. Meil on koos ülikooliga välja töötatud kvaliteedijuhtimise programm, mille raames omavalitsused saavad välja töötada teenuste miinimumnõuded ja sellel teekonnal on neile toeks nii mentorid kui eksperdid. Teenusepakkujad, kelle rolliks on siis viia ellu nõuetele vastavaid teenuseid, ei jää samamoodi ilma lisatoeta. Ka nendele oleme välja mõelnud sekkumised, mis aitavad neid siis seda teenuse kvaliteeti tagada, ehk siis teisisõnu nõuetele vastavaid teenuseid ellu viia. Ja kõige tipuks me kujundame noortele seda maailma, mis vastab nende ootustele ja nende vajadustele. Ma loodan, et see teekond saab olema põnev, koostöine ja selline, millele tagasi vaadates me tõdeme, et me tegime ühiselt midagi hästi ja lõime selle sees ka rolliselguse, mis aitab meil mõista, mida peab tegema riik, mida omavalitsus ja mida teenusepakkuja selleks, et meie noortele oleks tagatud neile vajalikud ja nende ootustele vastavad arenguvõimalused.